ja nüüd natukene Sydney ooperiteatrist. Sydney ooperiteater on Sydneys, Austraalias asuv ooperiteater, mille arhitekt on Jorn Utzon. Tegemist on ühe 20. sajandi kuulsama ehitisega, millest on saanud Sydney sümbol. Ooperiteater võtab enda alla 1,8 hektarit. Kõige laiemast kohast on see umbes 120 meetrit lai ja 183 meetrit pikk. Ehitis toetub 580 betoonplokile, mis asuvad merepinnas 25 meetrit allpool. Voolutarvet võib võrrelda linnaga, kus elab 25 000 inimest. Elektrikaableid on hoones ühtekokku aga 645 kilomeetrit. Kuigi kaugusest paistab katus ühtlaselt valgena, on katus tegelikult kaetud 1 56 000 läikivalge Rootsis valmistatud katusekiviga. 1 0 5 6 0 0 0. Vaatamata katusekivide isepuhastumisvõimele on vaja neid aeg-ajalt puhastada ja vahetada. 1950. aastate alguses jõudis Sydney linnavalitsus otsusele, et oleks vaja ehitada uus ooperiteater. Aastatel 1956 kuulutati välja arhitektuurikonkurss, kuhu laekus 223 kavandit 32 riigist. Võitjaks valiti 1957. aasta 29. jaanuaril Taani arhitekt Jorn Utzon. Ooperiteatri ehitus algas 1959. aastal ning tegemist tuli teha rohkete probleemidega. Nimelt oli ehitise kavandatud vorm väga raskesti teostav ja uute arhitektuuriliste lahenduste väljamõtlemiseks ja tehniliste arvutuste tegemiseks läks 1000 töötunde. Näiteks tuli loobuda esialgsest katuse katmiseks mõeldud materjalist ja lõpuks leiti sobivaim lahendus katuse katmiseks ribiliste ning monteeritavate raudbetoonplaatidega. Keerukad konstruktsioonide tõttu järjest kallines ning venis. Jorn Utzon pettununa vaidlustest lahkus Austraaliast ja jõuti juba arvata, et ehitus jääb pooleli. Siiski tööd jätkati ja 20. oktoobril 1973 avas kuninganna Elizabeth II pidulikult vast valminud Sydney ooperiteatri Beethoveni 9. sümfoonia saatel. Juba enne ametlikku avamist oli seal toimunud 2 etendust. Esimesena mängiti Sergei Prokofjevi Sõda ja rahu. Ooperiteater valmis 10 aastat planeeritust hiljem ja läks esialgu planeeritud 7 miljoni Austraalia dollari asemel maksma üle 100 miljoni dollari. See tähendab, et esialgset eelarvet ületati enam kui 1400% võrra.